Tere, head sõbrad! Kui mina olin väike, siis kuulsin ühel päeval midagi mingisugusest maavärinast, mis toimus kusagil Armeenias. Koolis räägiti sellest ja me uurisime kaardilt, kus kohas see Armeenia täpsemalt asub. Ja siis pidi iga klass kokku panema abipaki kannatavate Armeenia laste tarbeks. Minu kodus saadeti ka midagi, mis sinna pakki minema pidi ja see oli natukene selline õhinal tehtud tegevus selleks, et mõista, kas see asi võiks ühele Armeenia lapsele rõõmu valmistada või mitte. Alles pikki aastaid hiljem sain teada, mis tollal 88. aasta detsembrikuus Armeenias tegelikult juhtus. Toimus maavärin, mis tappis mitukümmend tuhat inimest, vigastas 100 000 ja hävitas terveid linnu. Kuid kõige selle hävingu keskelt tuleb üks lugu, mis koha isegi filmilindil leidnud on. Üks meie jaoks nimetu isa mõistis kohe peale esimest tõuget, et asi on paha. Tema poeg oli koolis ning ta tormas koolimaja juurde, et teda sealt ära tuua. Kuid kui ta kohale jõudis, avastas ta, et koolimaja oli täielikult kokku kukkunud. See isa hakkas palja käsi kaevama, et jõuda oma poja juurde ja teda päästa. Ja loomulikult oli see kõike muud kui lihtne ja ohutu töö, sest lisaks kivisodile, klaasile, raudbetoonile oli seal ka gaasisüsteem ning lekkivad torud. Teda püüti takistada, ära viia, öelda, et see kõik on mõttetu, kuid see ei õnnestunud mitte kuidagi. Isegi need loogilised sõnad, aitab küll, pole mingit lootust, et seal keegi elus on, ei pannud teda peatuma. Ja lõpuks, pärast 36 tunni pikkust kaevamist kuulist oma poja häält, mis ütles, isa, ma teadsin, et sa tuled. Ja ma ütlesin teistele ka, et nad ei muretseks, sest sa tuled varsti. Tol päeval päästis see mees lisaks oma pojale veel 13 last. Mina ei tea, mis tunne on oodata 36 tundi, et keegi tuleks mind varsti päästma. Ma ei ole kunagi olnud sellises olukorras ja loodan, et seda ei tule ka kunagi ette. Ja teie eludes ka mitte. Kuid ükskord tuli see varsti siiski minule lähedale. Mitte küll selles võtmes, et mina pidin ootama, kuid siiski oli see päris lähedal. Aastaid tagasi läksime vabatahtliku reservpääste rühmaga otsima metsa eksinud eakat meesterahvast. Ta oli eelmise päeva lõuna ajal läinud marju korjama, kuid polnud õhtuks koju jõudnud. Ning järgmisel hommikul paluti meid appi selleks, et kammida läbi mets nii aheliku, ATV päästekoertega. Isegi helikopter oli väljas käinud, kuid ometigi teda mitte leidnud. Me olime juba mitu tundi metsas olnud ja mina juhtisin ühte ahelikku. Ning just siis, kui meie ahelik oli jõudmas järjekordse lõigu lõpuni ning ma vaatasin kaarti, et kuhu nüüd edasi minna, tuli raadioteel rõõmusõnum. Leitud. Elus. Ja siis natukene segasem sõnum. Kuid me ei tea, kus ta on. Koer ja koerajuht leidsid küll kannatanu, kuid olid ise eksinud. Ja kui me koerajuhiga ühendust võtsime, et teda kuidagi moodi üles leida, siis oli kuulda, kuidas ta seal samas raadioeetris sellele eksinule ütles varsti. Seekord läks kõik hästi, me leidsime nad kiiresti ja tõime metsast välja. Aitasime kannatanu kiirabiautosse ning tema jaoks saigi see varsti läbi. Ning kuuldavasti taastus ta hästi ning nagu öeldakse, lõpp hea, kõik hea. See sama raadioeetris kuuldud varsti on aga end vahest mulle meelde tuletunud ka selles kontekstis, mis on seotud usueluga. Varsti muutub kõik. See võis olla see ootus ja lootus, mis oli William Milleril ja tema õpetuse järgijatel 1840. aastatel. Kristuse tuleku ootajate südames. Varsti tuleb see aeg, mil nagu Paulus ütleb, see kadu, mis peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega. Või siis nii nagu Piibel ütleb ilmutuse raamatus 21. peatükis, päris lõpuosas, 21. peatüki 4. salm. Ning surma ei ole enam, ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Need inimesed teadsid väga hästi, mida tähendab Jeesuse tuleku lähedus ja see muutis kõike nende elus. Nende elu eesmärgid, prioriteedid, lootused ja kõik oli suunatud sellele maailma ajaloo kõige aulisemale hetkele, sest nad teadsid, et varsti tuleb Jeesus. Ta tuleb selleks, et oma lunastatud koju viia ja ometi ei olnud tookord see varsti veel päris see õige varsti. Kuid kui nad asusid piiblit uurima, siis nad mõistsid, et Jeesus on tegelikult ka tulemas. Ning see saab olema varsti. Ja see varsti on toimunud sellest samast hetkest alates, kui Jeesus taevasse võeti. Või isegi võib-olla veel varem, kui Aadam ja Eeva said tõotuse Messia tulekuks. Kuid apostlite tegude esimeses peatükis, seal 11. salmis,
on lugu sellest, kuidas apostlid ja jüngrid ootavad teda tagasi, siis kui ta on napilt minema läinud. Nii väga, et inglid pidid tulema ja neile ütlema, Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate taevasse? Ta tuleb tagasi. Ma mõnikord mõtlen sellele, et mida tähendab see, kui needsamad jüngrid pidid kogema seda tunnet, kui nad sellele tagasi mõtlesid. Nemad teadsid, mida Jeesus oli öelnud Matteuse evangeeliumi 24. peatükis, kui ta oli rääkinud nendest tema tulekule eelnevatest märkidest. Nad olid seda kõike kogenud, tagakiusamist, sõjasõnumeid, nälga, hävingut. Ja apostel Johannes kuulis ilmselt või nägi pealt seda, kuidas Jeruusalemm aastal 70 hävitati ning need erilised prohvetikuulutused täitusid tema silme all. Varsti saab see aeg olema. Aga see varsti kestab tänase päevani. Ja mõnikord tundub meile, et see ei olegi nii väga varsti. Mõned meie seast on kaotanud selle usu ja teravuse ja selguse, et tema tulek on tõepoolest lähedal. Ja sellele ei ole mitte midagi ette heita, sellepärast, et just nii nagu Matteuse evangeeliumi 25. peatükis, kus Jeesus räägib loo 10 neitsist, on tulemas aeg, kus kõik jäävad tukkuma uinuvad. Sellepärast, et kõik see on liiga kaua aega võtnud ja varsti ei ole veel käes. Mõnikord võib juhtuda ka seda, et siht sellest suurest pildist, sellest aulisest lootusest kaob. Ja kui see juhtub, siis on raske tulemuseni jõuda. Ühel teisel otsingul läksime otsima memme, kes oli 3. päevad metsas. Ja ma pean tunnistama, et me ei uskunud väga võimalusse teda enam elusana leida, vaid läksime pigem otsima surnukeha. See aga tähendab teistsugust taktikat. Inimesed on ahelikus üksteisele palju lähemal ning eriti ei hõigata sellepärast, et selle ei ole ju mitte mingisugust mõtet. Tol päeval käisime päris mitu tundi ning lõpetasime päeva väsinult ja natukene kurvalt, sest me ei leidnud teda, kes oli kadunud. Kuid järgmisel päeval helistati ja öeldi, et memm on leitud elusana. Tema vend oli nimelt käinud vaatamas kohta, millest seesama memmeke oli varem rääkinud ja mis asus mitte eriti kaugel sellest samast lõigust, kust me olime ahelikuga läbi läinud. Ja ta leidis ta sealt väsinud, liikumisvõimetuna peaaegu, kuid elusana. Mis oli juhtunud meiega? Me ei leidnud teda vaid seetõttu, et me enam eriti ei uskunud. Aga isegi siis, kui sa ise ei usu, on võimalik Jumalal sinu tegevust kasutada ka sinu uskmatuses. Meiega tol korral just nii juhtus, sest memm rääkis hiljem, et ta oli kuulnud, kui me teda otsisime. Ja kuigi ta liikuda eriti ei suutnud, oli ta proovinud roomata meie poole ja need hääled, mida me olime teinud, olid andnud talle jõudu vastu pidada järgmise päevani, sest ta teadis, et teda ei ole unustatud ning varsti jõuab abi kohale. See sõna varsti sisaldab küll eneses mõtet peagi saabuvast asjast, kuid mõnikord võib juhtuda ka nii, et see annab võimaluse venitada viimase hetkeni ja kauemgi veel. Minu soenguga näiteks nii läks. Märtsi keskel, veidi enne selle eriolukorra algust mõtlesin, et nüüd on viimane hetk juuksu juurde minna. Kuid äkki homme. Ja siis tuli eriolukord peale ning korraliku kodanikuna olen nüüd oodanud juba üle kuu aja seda homset. Ma usun siiski, et see soeng, mis minul peas on, ei ole mitte kõige olulisem asi siin elus ning selle juures ma palun andeks teilt, kelle jaoks soengul on erakordselt suur tähtsus. Aga siiski, välja kasvanud soeng ei ole võrdne edasi lükatud otsuste ja tegudega, mis võivad mõjutada suhteid kaasinimestega või veel enam suhet Jumalaga ning mille tulemusena võime kaotada väärtusliku osa elust või koguni igavese elu lootuse. Ma tean, sest ma olen seda kogenud, et iga kristlase elus on olnud kõiki neid erinevaid etappe. Ootamist, uinumist, valet sihti, aktiivset tegutsemist, taasärkamist, uskumist. Asi on lihtsalt selles, et suhted ei lähe alati ülesmäge ja ka kõige usklikumad võivad ühel hetkel nõrkeda ja kahtlema hakata. Ja hea on see, et Jeesus ei pane seda kahtlemist mitte kuidagi kahtluse alla. Ta ei mõista meid hukka siis, kui nii läheb. Jairusele, kelle süda tahtis valust lõhkeda sellepärast, et Jeesus oli hiljaks jäänud ja tema tütar oli juba surnud, ütleb ta, ära karda, usu ainult. Matteuse 11. peatükis on ristija Johannes vanglas ning tema, kes tunneb Jeesuse koheselt ära, kui ta tuleb tema juurde ristimisele ja ütleb, et hoopis Jeesus peaks teda ristima.
Tema, kes on olnud seal keskpunktis, kui taevad avanevad ja püha vaim laskub Jeesusele ning Jumal isa ütleb, see on minu armas poeg. Seesama risti ja Johannes küsib, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? Ja Jeesus ei mõista teda hukka, vaid saadab talle häid sõnumeid. Muideks, see varsti, mis räägib tuleviku lootusest, aitab ka tänases elus. Sattusin kunagi interneti leheküljele, mis tutvustas uuringut, kus prooviti kindlaks teha küsitluse kaudu, et kes on maailma kõige õnnelikumad ja õnnetumad inimesed. Ja pandi need tulemused kokku. Kõige õnnelikumaks koosluseks peaks olema siis järgmine kombinatsioon. Juudi mees, kes on samal ajal pikka kasvu asiaat ja elab oma abikaasaga Hawaiil ja neil on lapsed ka. Ta peaks olema iseendale tööandja ning teenima palju raha. Ja kõige õnnetumaks kombinatsiooniks on keskealine, lühikest kasvu mustanahaline moslemist naine, kes on lahutatud, lasteta ja vaene. Otsapidi kõlab loogiliselt, eks? Kuid selle artikli kõrval oli iroonilisel kombel lugu pealkirjaga kõige õnnelikumad inimesed ajaloos. Ning see rääkis vaestest, 19. sajandi neegri spirituaalide loojatest ja sellest, et lootusest, mis neis lauludes on, kõlab välja see, et tähtsam on see, mis on ees, kui see, mis sul täna on. Ja kui sul on aega, siis otsi välja mõni neegri spirituaal ning sa näed ise, et lootus tulevikule aitab unustada selle maailma raskused. Ma usun, et me ei saa kunagi vältida täiesti neid olukordi, kus elu on raske ja tuleviku lootus kipub kaduma. Aga ometi saame olla nendeks valmistunud. Just nii, nagu need 10 neitsist 5 olid varunud lisaõli, samas kui teised 5 lootsid sellele, mis tavaolukorras pidi piisama. Me oleme eriolukorras ning need eriolukorra tingimused ei ole alati need, mis vastaksid üks-ühele tavalisele olule. Üks parim viis alati on aga omada head isiklikku suhet Jumalaga. Palve, piibli uurimine ja tema usaldamine on ainsad asjad, mis võivad meid aidata ka siis, kui lained tahavad üle pea kokku lüüa. Mälestused on need, mis kannavad läbi ka rasketest aegadest. Ja see, mis alati meid toetada võib, on teadmine, et varsti tuleb Jeesus tagasi. Mitte rumala teadmisena, vaid usuna, kindla usaldusega selle vastu, keda sa tõepoolest armastad. Jeesuse armastatud jünger Johannes on Patmose saarel läbi elanud nii neid kõrg kui madal hetki. Kuid see rõõm, see ootus, mis vaatab vastu ilmutusraamatu kõige viimasest peatükist, ilmutusraamatu 22. peatükist, on see, mis räägib sellest, et varsti on tõepoolest käes. 4. salm. 7. salm. Ja vaata, ma tulen peagi, ütleb Jeesus. Siis 12. salm. Vaata, ma tulen varsti, ütleb Jeesus. Ning päris piibli eelviimases salmis kinnitab ta, jah, ma tulen varsti. Nüüd küsimus, mida me selle suure lootusega varsti tuleva Jeesusega peale hakkame, on tegelikult meie igaühe isiklik küsimus. Me teame, igaüks meist, kes me oleme lugenud Matteuse evangeeliumi 24. peatükki, neid märke, mis Jeesuse tulekule eelnevad. Ja kui me teeme silmad lahti, siis me näeme seda, mis meie ümber toimub. Me näeme mitte ainult tänast eriolukorda. Me näeme kõiki neid olukordi, mis meie ümber on. Ja võime sõnada ja kogeda, et maailm on otsegi hulluks läinud. Siis kõige selle keskel peaksime me katsuma läbi oma südame. Ja mõelda sellele, mis on oluline. Milline on meie suhe temaga ja kas me tõepoolest igatseme tema peatset tagasitulekut. Kui see täna ei ole nii, siis hea teekaaslane, ma kutsun sind üles tegema selgeks oma suhte Jeesusega. Sest tema, kes tuleb varsti, tuleb kui issand ja valitseja. Ja tema, kes tulemas on, igatseb, et me ütleksime koos apostel Johannesega, nii nagu tema ütleb, tule issand Jeesus.